Mina olen 5. energiakandja. Minus elab õpetaja and ja teadmiste kandmise vägi. Kõik ütlevad, et mul on õpetaja talent. Ja see on tõsi. Kes ma olen, kui olen plussis? Ma oskan keerulist infot edasi anda lihtsas, arusaadavas keeles. Ma armastan õppimist ja uusi teadmisi. See on mu kirg. Sageli on mul ka mitu kõrgharidust. Inimesed ütlevad, et mind on põnev kuulata. Ma armastan korda. Minu maailmas on kõik oma kohal, nii peas kui kodus. Minu jaoks on perekond väga oluline. Ma hoian vanu traditsioone, loon uusi ja annan neid edasi järgmistele põlvkondadele. Ma olen alati korrektne ja hoolitsetud. Olen aus, kohusetundlik ja usaldusväärne. Enne kui otsustan, kaevun sügavuti. Ma tahan mõista kõike põhjani. Mu loogiline mõtlemine on suurepäraselt arenenud. Kui ma midagi tõestan, siis toetun teaduslikele faktidele või autoriteetsetele allikatele. Avalik esinemine tuleb mul kergelt. Mulle meeldib olla inimeste seas. Kui ma midagi ära õpin, jagan seda rõõmuga teistega. Mulle meeldib minimalism, välja arvatud siis, kui jutt käib informatsioonist. Ma võin igal hetkel tegutsemisvalmis olla. Ma olen liider, korraldaja, õpetaja, ideaalne pereinimene. Ma armastan loogikat, struktuure, skeeme, vorme ja kontrollin nimekirju. Kui ma midagi ütlen, siis otse, selgelt ja sisukalt, ilma liigse jututa. Olen väga täpne ja punktuaalne inimene. Aga kes ma olen siis, kui ma olen miinuses? Siis võin ma muutuda ülbeks targutajaks, jageleda, õpetada, anda nõu, isegi kui keegi seda ei palu ja surun oma ideid teistele peale liiga jõuliselt. Ma muutun fanaatikuks, kinnisideeliseks mingist uskumusest või teooriast. Mul on tunne, et mul on alati õigus ja mul on vastused kõigile küsimustele olemas. Räägin liiga palju, kuid ütlen tegelikult vähe. Olen terava keelega ja võin inimesi haavata väga sügavalt, vajutades nende kõige valusamatele kohtadele. Armastan vaielda ja taga rääkida. Minu maailmas puudub kord. Mu mõtetes, asjades ja tegemistes valitseb kaos. Mul on pidevad probleemid sugulastega. Olen tõeline mässaja, kellele teiste reeglid korda ei lähe. Kui vähegi võimalik, lahkun vanemate kodust varakult. Jah, ma õpin palju ja tean palju, aga ma ei taha neid teadmisi teistega jagada. Milleks kasvatada konkurente? Sageli rikun teiste inimeste isiklikke piire, kontrollin oma perekonda ja lapsi, sest mina ju tean paremini, kuidas ja kellel tuleb elada. Ma olen ülitundlik ja samas liiga maistele asjadele keskendunud. Vaimsus jääb minust kaugele maha. Kui minus on tugev miinus, siis ei suuda ma luua isegi oma peret. Lühidalt. Ma olen õpetajate õpetaja, ekspertide ekspert ja punkt. Ärge vaielge minuga.